tere hommikut kätte, nüüd on 14. detsember, me oleme omadega jõudnud juba kontorisse, me oleme hästi kiired hommikul ja täna on meil very action-packed päev ja ma saan lõpuks kätte need kingitused, mis me viisime töösse, nii et teie näete ka täna, mis need olid, aga nüüd meil hakkab Sandraga filmimine, nii et let's go! Filmima hakkame, siis mul on vaja higistada natukene. Raske töö, Eli, raske! Nii, ma olen valmis nüüd trenni rühkima. Tšau, Eri, kuidas trenn läheb? Uuesti. Higi kaob ära. I'm on it! Say no more! Tšau, Eri, kuidas trenn läheb? Sa ei kästi vaata, kuidas ma higistan rasva välja. Sa ikka tead, et sa higistad vett välja, sa pead selle pärast kõik tagasi jooma. Ei ole rasve. Mis see? It's a wrap! Ora burrito! Ma tulen niimoodi. I was sliding. No, tšau, Eri, mis teed? Tšau, Eri, mis teed? Tšau, Eri, mis teed? Ma plaanin hommikusöögiks süüa 10 munavalget, sest mul on vaja valku, sest ma tahan endale six-packi! Paneme panused, mitu muna Kairi täna maha viskab. 0! Ma ütleks 1. 0! Vähemalt. 0! Perre. Ja pange tähele, 0 muna on kukkunud. See päev ei ole veel läbi. Alla tunni ma küll ei viitsi ennast liigutama minna, nagu nii sellest mingit kasu ei ole. Mis asja? Iga päev natuke trenni teha on 30 trenni täiesti pekkis! Mis ma pidin ütlema? Ma rõõdin, et sa minu kaamera saad ilma peata. Lõika see ja pane pärast sisse! Tänane päev on möödunud full on koosolekute lainel, aga ma sain ühe maagilise kõne ja see maagiline kõne on Antilt, kes ütles, et see üllatuskingitus, mille ma töösse tõin, on nüüd valmis saanud ja kuna ma annan selle täna õhtul üle, siis te näete ka, mis see on, nii et lähme vaatame. Minu mõist ei tõus. Minu arust on väga-väga ilus nagu. Teine variant, ma oleks kummi pakkunud, kummitrükki, aga trükk on trükk, vaata tikand on ikka tikand. Jaa, tahaks nagu ikka see forever on ju. Kõik teavad, et seda on nagu tüütum teha. Vaata, ma pakin sinna korralikku. Kõik kingitused said ilusasti pakitud ja ma tean, et ma eelmine aasta vlogmas seal ütlesin ka, et ma saan aru, et must ja kollane ei ole jõuluvärvid, aga need on kuidagi kujunenud spargivärvideks, mis tähendab seda, et kui ma teen sparklastele kingitusi, siis need on otse loomulikult musta ja kollasega. Meil on täna stuudios väike filmiõhtu, vaatame mingit jõulufilmi, chillime, Liisa tahtis mingit mänge meile teha ja ma mõtlesin, et see on täpselt õige hetk, et panna kuuse alla väiksed pakikesed, et kõik, kes meil Spark stuudios toimetavad, et neile väike kingitus teha, et siin sees, nagu te nägite, on siis Less Stress Clothes pusad, mis on üliarmsa Eesti tüdruku tehtud, käsitöö pusad ja ma nägin neid Liisu Milleri stories kunagi ja ma olin nagu obsessed lihtsalt. Esiteks, kuna need on unisex ja one size, siis see teeb minu kui kingitegi elu nii palju lihtsamaks, et ma ei pea stressama, kuidas nagu Märdi-sugusele meesterahvale ja siis nagu Liisa-sugusele petit tütarlapsele võiks sama asi sobida. Nii et mul on ülihea meel, et me need valisime, sest on mega pehmed ja ma pärast näitan teile, millised nad siis seljas ka välja näevad. Aga nüüd lähme viime need kuuse alla. Meil lõppes just koosolek ja ma mõtlesin, et ma vastaks paarile küsimusele, mis vlogmassi alla tuli, mis on siis seotud kontorieluga, ettevõtlusega, tööga ja kõige esimene küsimus oli, et kas Liisa töötab Spargis? Liisa, kas sa töötad Spargis? Jaa! Siis oli veel väga populaarne küsimus see, et kuidas saada praktikale Sparki? Kuidas kommenteerid? Ma ei oska öelda, lihtsalt sularaidiga.
See on juhuslik. See oli manifesteerimine. Tegelikult see oli küsimus ka, et kuidas sotsiaalmeedia tööga üldse algust teha. Ma arvan, et see on väga õige lüke, mis sul oli, et sa läksid vabatahtlikuna ägedasse organisatsiooni tööle, hakkasid sotsmeediat tegema, jäid mentorile silma ja sinna oled. Nii et see on nagu väga hea nipp iseenesest. Praktikakohti kui selliseid Spark Studios ei ole. Seda me ei paku, aga soovitan vaadata suuri ägedaid agentuure, kus käia ja teha. Et meil on siin full on töö kogu aeg. Higistamine käib, ei ole aega siin praktika asju teha või kuidas on? On aega midagi muud teha kui tööd? Ei. On aega teha midagi muud kui tööd? Ei, absoluutselt mitte. Aga kohe hakkab jõuluistumine, nii et võib-olla natukene on aega. Game Master. Tere tulemast Spark Studio iga-aastastele esmakordsetele mängudele. Meie esimene mäng on Kes tunneb kõige nurkade mäng? Ei ole või? Igaüks võtsin endale võtma. Esimene mäng on Kes tunneb paremini jõululaule? Ma võin kaasa olla. Mina tean! Ei, Keneli! Jingle Bell Rock! Mina tean! See on see Liis Lemsalu. Ja see lööl on tunne. Oota, mis seal on? Nirvana Loud for Christmas. All I want for Christmas, jah? Yes! Patrik teisel kohal, Keneli liidib. Mina olen 3. kohal ja Mert. Skoor veel avamata. Just arvati, on jõulumänguga tegemist. Advanced level algas ja Keneli juba tõusis. Keerdavaid langevaid helbeid on täis. Viimasega tuleb lihtsalt pakkuda ära kohe aasta, autor, kõik asjad ja siis on olemas võit. Sest praegu olen mina teisel kohal ja Patrik on 3. kohal ja Keneli endiselt liidib. Ja viimane laul. Ja ma eeldaks, et see tuleb kiiruse peale, sest et tegemist on minu ühe läbi aegade lemmikulooga, mida te muidugi... Ja oligi vä? See ei lähe. Ma valin uue praegu. Keneli jästi peal lauluga kuulma, oskab ära arvata. Mul on tunne, et meil on võitja olemas. Keegi oskab pakkuda ka autorit, see on üks väga tuntud perebänd. Perebänd. Ei. Perebänd koos on 5 liikmest. Kas see oli eesti keeles laul? Ei. 5 liikmest mingi Jacksons või? Palju õnne, te olete tõepoolest suurepärane muusikalugude tundja. Te olete ära teeninud endale ühed jõulusopi. Meil on käinud Spargi päkapikud. Hõi, riidekapis elas koi. Hõi, elas seal ja riideid sõi. Palun! No ma kõige noorem siis. Mina olen pisi-pisik. Ära minult salmi küsi! Houston, we have a problem again. Mu häälepaelad annavad märku, et nad sooviksid minna puhkusele. Ehk et ma ei tea, kas asi on selles, et ma olen viimasel ajal hästi palju sotsialiseerunud pluss vlogmassi salvestanud, mis tähendab seda, et ma olen rääkinud kordades rohkem, kui ma olen harjunud rääkima. Kuna ma olen tegelikult introvertne inimene, siis ma alati jätan endale sotsialiseerumiste vahele nii-öelda akude laadimisperioodi. Praegu seda ei ole olnud, sest meil on mitu jõulupidu olnud järjest, pluss on tööalaselt hästi palju suhtlemist olnud inimestega. Nii et mul ei ole õrna aimugi, kas mul homme on veel häält ja kuna ma pühapäeval pean andma 8-tunnist koolitust, siis ma proovin täna selle vlogmassi võimalikult kiiresti kokku pakkida, et anda häälele natukene puhkust. Aga ma laen teile praegu vlogi ülesse, vaatame korra üle, kuidas meil sammudega läinud on. Tada!
12 000 sammu on tehtud, mis tähendab seda, et meil on jäänud veel 15 minutine trenn väike teha ja we are done for the day. Ma pean ütlema, et nii mõnus oli koju tulla, kui kuusk on üleval, sest kõik lihtsalt siuke helendas ja siuke warm and fuzzy tunne tekkis, siuke full on jõuluvibes. Mul on nagu nii jõuluvibes, kui jõuluvibes üldse saab olla, mis sest, et õues ei ole hetkel valged jõulud, siis mul on suva, sest toas on mõnus ja hubane. Ja ma panin isegi oma selle uues pargipusa selga, mis on reaalselt vastu nahka nagu nii pehme. Ma tunnen nagu miski kallistaks mind hästi õrnalt ja armsalt. Nii et mega lihtsalt, mega pusa. Mul on nii hea meel selle üle. Aga laen vlogi ülesse, teen trenni ära ja pakime kokku. Nii et selle vlogi lõpetan siinkohal ära ja näeme juba homme. Tšuu!